Tervist, see on nüüd selline huvitav asi nagu impulss toiteblokk. Suure impulssvõimsusega kuni 0,5 megavatti ning kõrge väljundpingega ehk siis välja kuni 10 kilovolti. Praegu pinget peale ei ole? Ei ole. Annab välja siin kuni 10 kilovolti ja kannatab kuni 65 kilovolti impulsse. See on selline lühiajaline supervõimas asi. Ja siin on meil praegu selline teststand, seadades paikneb turvapuuris, ilusti ära valmistatud, kaitstud juhusliku puute eest ja toidetakse meil kogu seda seadet sellise jõupooliust muunduriga. Mis on juba sisse lülitatud, jah? Võimas jõupooliust muundur, mis siis tekitab meile 15 kHz 0,5 megavatiseid pulsse keskmise võimsusega, kui ütleme, peaaegu 30 kilovatti. Aga impulssvõimsus, ütleme, see on mingi 0,5 megavatti peaaegu. Ja see seadeldis arendati kunagi välja tegelikult trammide jaoks. Tal on võimsust Trammi asemel on meil trafo. Kuni 160 kilovatti. Kuule, aga räägi paar sõna laiemalt ka, et mille jaoks me seda üldse teeme? Kogu see seadeldis on siis, ütleme, prototüüp osakeste kiirendi toiteks. Siis selliseid blokke oleks vaja küllaltki palju. Neid ühendatakse seal järjest ja paralleeli. Aga lõppkokkuvõttes kasutatakse siis nagu füüsika ja teaduseksperimentide juures. Kui me nüüd lähme nüüd edasi, hakkame seda seadeldist pingestama. Nii, ütle, mis me nüüd teeme? Paneme 5 kilovolti peale? Ma tulen kaasa, jah. Läksime kõrvaltuppa põhimõtteliselt. Kõrvaltoas on meil selline huvitav asi nagu induksioon, kui vaata, et meil on ka ilusti lähedale. Vaatan siit poolt. Lähemalt ka filmida. Sellega me saame siis tekitada. See on nüüd masin meil, ma arvan, 60-ndatest. No 70. Saame reguleerida vahelduvpinget. Ehk siis me saame sellega anda erinevat vahelduvpinget, mis siis meil meie toiteblokis ära allatatakse ja tekitatakse võimsad 15 kilovoldised 15 kilovoltised impulsid. Ja nüüd me lükkame selle sisse. Nii, hoidke nüüd seina taha. Lõitame kõik sisse. Oba, kas meil on juba praegu pinge peal? Ootame kondensaatorid laadavad õige pinget. See pinge tõuseb sujuvalt siis? Jah. Ja kui sa nüüd seda punast nuppu vajutad, siis lendab trafole pinge peale või? Kui me ootame, et kuni kondensaatorid laadavad. Ahah. Aga kas seda kuskilt näeb ka kaua sa ootama pead või? Ei. Kõhutunde järgi? Räägi sellest koormusest ka, et mis meil seal koormuseks praegu on? Tanel? Vaatame. Filmi seda oscilloskoopis. Nii, läks peale 5 kilovolti või? Sa pagan. Päris korralik. Seda natuke vähemaks, siis näha. See on nüüd see impulsside pakett, mis meil praegu trafole peale lendab. See kollane sisse tuleb pinge, jah? Ei, see kollane on trafo primaalpinge ja siis on meil väljundpinge ja väljundvool. Ja väljundpinge tuleb meil korrutada läbi 8-ga. Et kuna me mõõdame väljundpinget koormuse pealt, siis me mõõdame kahe koormustakistis sektsiooni pealt, aga meil on 16 erinevat takistit. Peame me selle 8-ga korrutama. Ja kui me võtame skaalat siin veel vähemaks, siis tekivad need sellised impulsid, võimsad impulsid. Väga vinge.
nii et praegu tundub, et trafo on ilusti tööle jäänud. Suitsu veel kuskilt ei tule. Et mitu aastat me seda nüüd teinud oleme siin? 2 aastat. Tõe hetk, et tundub, et praegu ma ei tea, mis see lõgiseb, see on toitallikas või on see trafo või? Trafo vist. Et sõnaga trafo on siis mitme sektsiooniline. Siin võib vaadata, et kõik on ilusti veel täitsa ilusti jahe. Mitte mingit soojenemist kuskil ei ole. Ebanormaalset soojenemist. Isegi koroonat ei ole kuskilt tekkinud. Palju see väljundpinge praegu on? 5 kilovolti, jah? 5 kilovolti on. Tule läbi, siis mul veel tuli meeldib, et mida meil oleks vaja võtta. Mis sa teed seal? Tule kustuti. Igaks juhuks. No just, paneme tule kustuti siia lähemale. Aga on see ikka elektri asjadele mõeldud ja see on kuni 1 kilovoltini vist? Võtad pinge maha ja siis kustutad. Okei. Pauk käib siis punase nupu peale ja siis aga.